Look at that, I found a card. Yay. Tere, mina Rai ja ma tegin esimese videopraktika. See videopraktika, mis ma endale võtsin, oli üks kõige väljakutsuvamaid videoprojekte, mis ma olen nüüd teinud ja üksinda seda teha on päris keeruline. Ja nüüd, kui alustada algusest, pöördus haridusministeeriumi osakonna kutsehariduse ekspert Ülle. Ehk siis Ülle idee oli teha üks inspireeriv video. See kujunes välja kui dokumentaalvideoks, aga minu arvamus on see on nüüd dokumentaalfilm. Et kuidas võtta loomulikult. Nüüd see film on tehtud 2 eraldi videoks ja nüüd see on YouTube'is täiesti saadaval. Video teema nimeks on nüüd Kas käes on pööripäev. Esimene osa on õpilased kutseharidusest ja teine osa õpilased kutsehariduse tulevikust. Ehk siis lõpptulemuseks ma pidin tegema veel 2 videot, mis läks just eraldi konverentsile ja need on tunduvalt lühemad kui need, mis on üles laetud YouTube'i platvormile. Minu elutee selle video koostamisel oli päris hämmastav. Ma sain kohtuda erinevate inimestega selles osas. Tule lähemal, tule. Ma räägin sulle salatuse. Nad isegi inspireerisid mind. Vot nii. Kui sa sattusid siia videole täiesti juhuslikult, siis ma soovitan sul minna ja vaadata need videod üle. Ma jätan need 2 videot alla teatekasti, et sa saad minna ja vaadata neid. Et juhul, kui sa oled nii-öelda kooliastuja ja sa ei tea, millist kooli valida, siis kutseharidus on ma arvan, isegi hea idee, mida valida. Ja nüüd tuleb see maasikas. Kui nii-öelda need videod said üles salvestatud, siis need oli vaja sorteerida ja see oli päris suur peavalu. Põhjuseks on see, et arvutisüsteem ei näitanud mulle failide eelvaaded. Sellega ma pidin tõstma failid nüüd videotöötlusprogrammi ja seal ma sain vaadata, mis selle kontekstis sisu on. Ja selle järgi ma sorteerisin kõik omasse kausta ära. Kui sorteerimine oli valmis, siis tuli külla mulle Ülle, kellega me loomulikult tegime video põhja. Kui video oli valmis, siis ma võtsin kontakti Jaagup Susiga, kes oli graafiline disainer sellele sündmusele. Tema käest ma sain vajaliku info või kujunduse, et ma saaksin teha nüüd animatsioonid video peale. Ja need ka tegin 3D programmis. Minu esimene idee oli nagu paberlehed tuleksid ekraani peale. Animatsiooni lõpp kujunduseks jäi nüüd kastike, millel on üks äär kumer. Mõne koha pealt tekkis selline anomaalia, mis minu mõistus ei suuda rakendada. Video salvestamise ajal juhtus mul üks kõige kriitilisemaid asju ja see oli helisalvestus. Hääsalvestus sai kõige rohkem kahjustada ja ainuke viis, kuidas ma selles olukorras nüüd pääsesin, oli see, et ma võtsin oma nutiseadme appi ja sellega ma hääl salvestasin. Et testiks, kuidas kaamera heli nüüd kõlab, on üks tühine lause, mis ma nüüd just ütlesin teile. Monteerimise käigus juhtus üks õudusunenägu. Esimene videosalvestusfail krüpteerus täiesti nulli. Ehk siis ma ei saanud seda enam avada ja ma sattusin paanikasse lihtsalt. Õnneks mul oli testrenderdatus olemas ja ma sain selle peale tagasi toetada ja edasi monteerida. Siin tuleb nüüd õppetund kõigile monteerijatele. Alati, kui te teete mingit projekti, siis salvestage see lisafail näiteks igapäevaselt. No näiteks, kui teil nüüd järgmine videosalvestus pange paneb, siis te saate tagasi eelmise juurde minna ja saate edasi mängida. See on nüüd tühine fakt, aga selle projekti salvestuskaust on nüüd üle 100 gigabaidi, mis on natuke võib-olla liiga suur lihtsalt sihukese asja jaoks. 5 viimast päeva enne konverentsi oli tõsiselt sihuke nõudlus, et ma ei taha isegi sellest väga rääkida. Selle 5 päeva jooksul ma võib-olla sain magada äkki 14 tundi. Ma täpselt ei lugenud seda, aga see oli tõsiselt kurnav minu jaoks. Põhjuseks oli see, et renderduse ajal juhtus mingisugune anomaalia. Mina loomulikult nüüd näppisin sätteid seal igati pidi, et ma saaksin selle video ikkagi kätte. Konverents ise läks hästi, et seal tekkis mõned segadused, aga need olid lahendatavad. Alguses mainisin, et ma sain kohtuda inimestega
ja mida ma nüüd teile ütlen, ärge kartke väljakutseid. See avardab vaatevälja, et kuidas näiteks saab teha üks viisakas toodang valmis. Ma pean seda ütlema, aga aitäh kõigile, kes aitasid või osalesid selles projektis. Kaasa arvatud loomulikult Tartu Kunstikool, kes lubas mul tehnikat kasutada. Tõesti, ilma teieta mul ei olekski seda videot saanud teha. Ja tänud loomulikult MakerLabile, kes lubas mul siin pinna peal teha selle video. Et juhul, kui te ei tea, mis on MakerLab, siis palun tehke lahti brauser ja otsige makerlab.ee. Ma veel kord tänan, et andsite mulle selle võimaluse, sest ilma teieta ei oleks seda asja olnud. Mina olen Raim, 3D kunstnik kujundaja ja meeldivat päeva jätku. Aitäh!